kus oli? Ei, väga hea. Minu meelest väga hea intervjuu. Palun. See kell on siis, 10 minutit, politsei vaatab kell, ma vaatan. Aga ma arvan, et siis on kõik. Ma ei tea, see oli Vene press, mis asi see oli? Vene press, see või? Ma ei tea, kuidas naljakad läksid. See oli vist Eesti televisioon. No ja ta on ikkagi riigitelevisioon, siis ta peab lähtuma teatud ettekirjutustest lihtsalt ja kõik. Nojah, Ligi saatis ju neile meili, et... No, tehke nii ja midagi mitte teisiti. Riik saab, need võimu... Nad saavad raha võtta ära. Just saavad, jaa, see on. Ja siis, neil on see, et nad kardavad oma töökohtade pärast. Just, jaa, neid on ju koondatud üks jagu ja see on sellepärast. Need on nagu selles mõttes rahaga suukorvistatud. Jah, ainult pressikonverents on neil see ja see on juba ette teada, mis juttu pressikonverentsidel räägitakse, eks ole. No enam vähem, nagu Ligi praegult ütles. Ligi ütles, et ei saa ju midagi teha. See oli küll siirust selles mõttes. Aga ta ei mingit väljapääsu, ta ei pakkunud. Ega sinna poolegi üldse. Ta ütles, et... Ta võttis nagu viimase lootuse. Jah. Ta ei tahtnud üldse midagi öelda teepuuduse vähendamise kohta. Sellepärast ikka, kui inimene satub või rahvas väljapääsmatusse olukorda, eks ole, mis siis on. Suitsiiditarne on järsult kasvanud. Jälle salastatakse, jah. Sellest tuli nagu kuskil on nagu uudised ilmunud lihtsalt, et suitsiididega ei tegeleta või selle teemaga ei tegeleta või sellised ümber nurga jutud, eks. Ja ma mõtlen seda, et uudis oli sellest või keegi rääkis, et millegi pärast Eestis nagu suitsiidide teemaga ei ole tegeldud, ütleme niimoodi, eks. Aga selle kohta, et miks see teema üldse on tõstatatud, selle kohta ei ole mingit infot tulnud, et ilmselt siis järelikult on suitsiidide arv tõusnud, et sellega on vaja hakata tegelema. Ma mõtlen, mingi riigiasutus, ütleme, edastas sellise informatsiooni, et on vaja nagu tegelema hakata suitsiididega. Jah, on, kes enda sotsioloogid ja tähendab ja kes konkreetselt on, neid isegi ei lasta avaldada millegi pärast ja selline olukord kahjuks on tekkinud, aga tegemist on siiski rahvaarvuga, kes võib niimoodi sattuda välja suremisohtu ja kui meil on, me rääkisime kogu aeg, maa tuleb täita lastega, aga samas me ei jõua neid väheseid lapsigi toita, eks ole. Need lapsed lähevad minema Eestist? Jah, lähevad Eestist minema, kui suuremaks saab, pead kandma hakkab ja võib tekkida juba, eks ole, kasvuperioodil sellised alaarengu nähud või mida iganes, kui ikka ta peab olema enam-vähem ikka söönud ja puhase kõht täis ja peavari olemas ja tal kindluse tunne olema ja stressivaba, eks ole. Mitte, et tema isa nääklevad oma vahel, et kuidas olukorrast välja tulla, nad ei tule välja üksindas. Nii lihtsalt, jah. Et see on nagu, nad ei mõtle tulevasele põlvkonnale seoses sellega, see jätab jälje ju neile ka. Eriti just lastega, peredele. Kui isa ja mõlemad näiteks on töötud veel, ma ei kujuta ette. Rääkige natuke endast ka, et teie nimi on Mati Jakson, et mis te teinud olete? Te ütlesite, et te olete vabakutseline ajakirjanik või? Jah, ma olen kunstnik, ma üldiselt olen maalinud ja näitusid ka vahel korraldanud. Aga lihtsalt on kokku tulnud puutuda mitmes eluvaldkonnas. Selles suhtes nagu Jack London, et kes proovis ühe eluga, tähendab, olla mitme ameti peal kullaotsija kui ka ütleme paljude teiste ametite peal. Et ta elas nagu ühe eluga rohkem või selle noore eluga, küllaltki noorelt ta lahkus, et tähendab rohkem kui teine pika eluga. Et ta, kes kogu aeg ühte seda sama teeb rutiinselt asja või siis tal puudub niisugune adekvaatne ettekujutus, eks ole. Ja see laiendab nagu iseenesest silmaringi, selles mõttes on ta nagu, et kui sa ise oled selle nahas, et panna kas või see härra Ligi, kes käis siin antud olukorda, nagu on mõne Eesti riigis täna sattunud, eks ole, väljapääsmatusse olukorda, panna teda ise sinna. Võtta tal võimalused ära või vabatahtlikult lasta proovib, kuidas on.
Ja siis ta saab olla see õige ettekujutus. Jah, et kui keegi temalt selliseid küsimusi ei küsi või keegi temale sellist plakatit ei näita, et võib-olla ta ei mõtlegi sellist asjade peale. Ei, nad ei mõtlegi, nendel on heaolu kestab edasi. Nendel nagu ei oleks ei saagi aru, et midagi oleks muutunud. Ei, mitte midagi. Kui ta sind ennast otseselt ei puuduta ja sul on kõik privileegid olemas ja soodustused ja siis sa ei hakka mõtlema nende asjade peale nii sügavalt, ma saan hakkama. Et kui võim on, ütleme, rahvast võõrandunud ja võim ei tule rahva juurde, siis rahvas peaks tulema võimu juurde. Vaata, neid küsitlusi ka ei ole eriti palju valgustatud, ta on võõrandunud, kui palju on võõrandunud, aga tõesti viimasel ajal ka see tendents kogu aeg tõuseb, et nad on võõrandunud. Mida jälle püütakse vältida nii mõneski pressi, ütleme, väljaandes ja siin võib olla jälle see, et et dikteerivad ette valitsus ise, et kas ta siis kõik on ju võimalik ka osta, eks ole, nagu on üks väga tore nagu see paragrahv 1 Eesti põhiseaduses, et kõrgem võim kuulub rahvale, aga me võime ühe sõna siin ainult ära muuta. Härra Hanno Pevkur, vabandage, mis täna valitsus otsustas tööpuuduse vähendamiseks? Ta ei vastanud mitte midagi sellega. Me võime ainult siin ära ühe sõna, mis nad kardavad? Nad kardavad Eesti Vabariigi kodanikke praegu. Selge näide. Põgenevad Eesti Vabariigi. Põgenevad jah, tavakodanike eest. Vaata nüüd, kas ma olen hirmus? Miks nad põgenevad? Minutit on aega jäänud. Ja see on jälle see ühe sõna küsimus, eks ole, nagu ma ütlesin, nagu siin on 2 sõna kasutatud, õnn on elada maal või ühe lausega, et kui kiidulaulude aeg saab läbi, siis hakatakse ründama seda, kes siis ühe sõnaga tõi esile ka mingid muud puudused. Aga et paragrahv 1 ei ole muudetud ja niisugune huumorit vajame, tsirkuste leib on öeldud igas olukorras, stressi ja on väga palju, et kuidas keegi võtab, ma juba mõtlesin ametlikult ettepaneku teha Vabariigi valitsusele, et ta põhiseadust muudaks. Ja see on põhiseadus... Viiks tegelikkusega kooskõlla? Jah, viis tegelikkusega kooskõlla, see kas või üks asi antud hetkel, et see on paragrahv 1, eks ole, kõrgem võim, eks ole, kuulub rahvale, vahetakse ära kõrgem võim Eesti Vabariigis kuulub rahale. Rahale kuulub kõrgem võim, kõik on ostetav nagu müüdav. Ja rohkem midagi, sõnaga, tegelikkus on seda näidanud kahjuks. Et hirmutada inimesi ja võtta ära tal need sissetuleku võimalused ja pigistada nõrgemaid. Miks ei pigista? Miljardärid, mõnel on tõesti rohkem raha kui võib-olla, kui on riigieelarve. Ta võiks ju ise selle, eks ole, juba selle olukorra ära lahendada. Midagi ei ole teha, tähendab, klassivahe on kohutav tekkinud. Kohutavam kui ükskõik, jah. Nii nagu nõuka ajal tegelikult tekkis rahvas... Isegi suurem on praegu, jah, rahalises mõttes on suurem. Siis oli, ütleme, nomenklatuur, eks ju, ja siis tavarahvas, ütleme. Jah, niimoodi oli, jah. Praegu on nagu rahamehed ja siis tavarahvas. Jah, täpselt rahamehed just, siis väga suuri rahamehi ei olnud. Et siis ma ütleks lõbusõnad, et ma sain siis Jürgen Ligiga rääkida ja kuna ta nagu siis vastas mulle sealt, ma sealt võre tagant karjusin, et mida oled teinud tööpuuduse vähendamiseks, ta ütles paljutki, siis ma nagu tahtsingi tema käest nüüd küsida, et mis ta siis on aga ta ei andnud mulle vastust. Ta ütles, et ta minu tööpuuduse vähendamiseks ei saa midagi teha. Aga küsimus käis ikkagi ju siis Eesti rahva tööpuuduse kohta. Et nagu näha ja Hanno Pevkur ta lihtsalt irvitas sinu üle, ütleme niimoodi. Hanno Pevkur hoopis lasi jalga tüdruku eest. Kõik head. Kujuta ette kartis mind. Aga hea küll, järgmine kord jälle. Okei. Nonii.